Loomine 21. sajandil. Tere tulemast saatesse Loomine 21. sajandil. See on uurimisajastu. Me oleme juba läbinud aatomi ja arvutiajastu ja me elame praegu ajal, mil kõik tahavad oma küsimustele saada koheseid vastuseid. Me võime oma uudishimu rahuldada internetis. Nüüd on loomise teadus võimeline vastama elu märkimisväärsetele küsimustele. Ma olen oma saadetes tihtilugu meelde tuletanud, et inimesed esitavad küsimusi. Kes ma olen, kust ma tulen, mis on minu eesmärk ja kuhu ma olen teel. Kõik need küsimused on lülitatud ka meie tänasesse saatesse. Kui mõelda vaid, et me ilmusime naturaalse evolutsiooniprotsessi tagajärjel, siis see tähendaks, et me läheneme tõepoolest mingile katastroofile. Teisest küljest aga, kui me oleme loodud kindla plaani ja kavandi järgi, peavad meil olema mingisugused kaardid ja märgid, millega meid saaks varustada ainult meie imeline ja kõikvõimas looja, kes meie eest alatasa hoolt kannab. Näiteks kõik taime- ja loomariigi elusorganismid on märgitud nii imetlusväärse kavandiga, kui nad on ka üksteisega väga seotud. For instance, in all the biota, all the living systems, we have a marvelous design of the plant life, in the insects, in the reptiles, in the mammals, and the apex and the complication of all of this meil on putukate, taimede, imetajate ja roomajate eluring ning see kõik on omavahel seotud ja sõltub ülejäänud taime- ja loomariigist kui ka kogu universumist tervikuna. Ja nende olemasolu ei sõltu üldse inimesest. Kas see pole imetlusväärne? Aga meie oleme Jumala kõrgeim looming, sest me oleme loodud tema kuju ja sarnasuse järgi. Ometi sõltub kogu ülejäänud maailma elu ainult Jumalast. Kuigi meie kasutame tema erilist Jumala sarnasust, see sai alguses maailma Noa uputuse poolt katkestatud. Ei tohi unustada, et selles algses maailmas oli südame-veresoonkonna töö palju kergem. Kuigi ka praegu on see vaatamata geneetilistele mutatsioonidele efektiivne. Kogu loodu sai aga Noa uputuse tõttu kahjustatud. Kõiges selles ilmnesid ultraviolett ja teise lühilaine kiirguse küllus, erinevad haigused ja atmosfääri rõhu vähesus. Uputuse ajal oli ohus kogu maailm. Süvenegem kogu küsimuste jadasse. Tänase saate külaline on minu väga kallis sõber. Nagu ma olen tihti rääkinud ja maininud, on ta minu lemmikprofessor. Ta pidas seda ametit üle 35 aasta ühes USA peamises ülikoolis, Illinois ülikoolis. Minnes pensionile töötas ta edasi vedelike liikumise, inimese veresoonkonna ja inimese aju funktsioonide alal. Ta töötab praegu koos neuroloogide ja neurokirurgidega, et luua terve arvutiprogramm, mis analüüsiks vedelike voolamist ja rõhku mitte ainult inimese kehas, vaid ka inimese ajus. Ta juhib neid uuringuid. Mõned neuroloogid ja neurokirurgid kasutavad juba seda programmi inimese spetsiifiliste reaktsioonide analüüsiks ühe või teise organi siirdamise puhul ühest keha otsast teise. Are using his program to analyze what will occur, human-specific, patient-specific, if they cut in an area, suture in another area. Nagu ma juba ütlesin, on see mees mind mõjutanud väga paljudes valdkondades. Ta on usklik, tähelepanuväärne teadlane, insener. Ma olen lihtsalt temast vaimustuses. Tere tulemast meie saatesse, professor M.E. Clark. Tänud, Carl, ma olen väga rõõmus, et olen siin. Me kutsusime teid seekord siia televaatajate arvukate avalduste peale. Sa oled meie saadetes mõned korrad osalenud ja sinu spetsiifilised veendumused loomise ja kavandi suhtes tekitasid vaatajate seas elavat vastukaja. Vasta kohe alguses küsimusele. Kas sa oled evolutsionist? Mitte mingil juhul.
sest ma usun sügavalt piiblit ja loojat. Ma olen noore maa loomise uurija. See on minu tiitel. See on vapustav. Ma olen ka kuulnud, et sa jätkad mõnes vallas Isaac Newtoni tööd. Minu arvates oled sa omal alal üks meie põlvkonna tähtsamaid teadlasi. See ei ole meelitus, usu mind. Ma ei räägi seda vaid sinu juuresolekul, kuna sa osaled selles saates. Ma imetlen sind tõesti väga. Sest sa oled tõepoolest minu lemmikprofessor. Ma arvan, et Isaac Newton täna saladasa jumalat temale saadetud ideede eest. Ka mina tahaksin neid väga saada. Kas pole imetlusväärne? Milline privileeg? Ma tahan sulle üht-teist näidata. See viibki meid selle juurde, millest me hakkame tänases saates rääkima. Inimese südame-veresoonkond ja niinimetatud päilikell verevoolus. Ma tahan, et te suhtuksite tähelepanelikult sellesse erilisse teaduslikku informatsiooni. Professor Clark kinnitab ka mitme illustratsiooniga seda, mida ta hakkab rääkima ja mis viitab kindlale kavandile. Lubage mul meie tänast saadet alustada järgnevaga. Mul on sõber, kelle nimi on Alex. Ta elab Šveitsis. Ta tegi mulle selle kella. Seda nimetatakse kell-skeletiks. Läbi selle võib näha minu kätt ja võib näha ka selle kellamehhanismi liikumist. Näete, see on kavandi väga eriline illustratsioon. Mis te arvate, kas see kell võis tekkida iseenesest? 0 võimalus 50 miljonist. 0 50 miljonist võimalusest. Suurepärane. Keegi pidi selle tegema, looma, õige. Kõik koostisosad on omavahel tihedalt seotud. Iga asi on omal kohal, et nad võiksid koos toimida. Kas sa hakkad sellest täna rääkima? Ma tahan alustada 18. sajandi tõelise teoloogi Paley tsitaadiga. Ta elas Inglismaal. Tema raamatu pealkiri ongi tõeline teoloogia. Seda on inglise koolides kasutatud väga laialdaselt ja pikka aega. Ma arvan, et seda on mõneti mõjutanud ka kliimamuutused. Ma tahan teile ette lugeda ühe lõigu. Te võite seda lugeda koos minuga. Minnes läbi Kõnnumaa, ma komistasin kivi otsa. Minult küsiti, kuidas ta sai sinna. Ma võisin vastata, et ta oli seal lebanud igavesti, mis oleks olnud täiesti absurdne vastus. Kuid vastupidist oleks olnud raske tõestada. Oletame nüüd, et ma leidsin maast kella. Miks ma ei vastaks ka seekord, et ta on seal alati lebanud? Mis vahe on, kas su jalgade all on kivi või kell? Vahe on selles, kui kella vaadelda, saab kohe selgeks, et mõned selle osad etendavad kindlat rolli. Uurides selle mehhanismi, sa jõuad vaieldamatule järeldusele. Keegi on selle kella loonud. Selle leiutajal oli sellega kindel eesmärk. Ta lõi selle varem läbimõeldud plaani põhjal. Ilma loojata ei ole loodut. There cannot be design without a designer. Kõik on tehtud vastavalt eesmärgile algusest lõpuni. Iga detaili paiknemine selles kellas tunnistab mõistuse kohalolust, loojast, kes täielikult vastutab selle loomise eest. Me vaatame sel viisil täna mõnesid Paley kella verevoolust. Alustame lapse verest veel enne tema sündimist.
Siis vaatame muutusi tema vereringes juba peale sündimist, kui laps alustab oma sõltumatut elu selles maailmas. Rõhutagem seda vaatenurka. Ma tahan, et seda kuuleks kogu maailm. See informatsioon puudutab nii inimese südame toimimist, kopsu ja südame-veresoonkonnas, meie isiklikke funktsioone kui ka imet, mis toimub lapse sündimisel. Not only our own function, but the miracle that occurs at birth. Professor Clark rõhutas juba, et William Paley osutas algusest peale loojale. Tema täiusliku kavandi kohaselt jaguneb vastsündinu veri kohe, kuna eriline klapp suletakse. Muidu ei saaks see laps jääda elama. Seda kuuldes ma hakkasin rohkem hindama nii oma laste elu kui ka lapse elu, keda ma tunnen. Kui iga lapse elu, keda ma tunnen. See puudutab ka mind ennast. Kui see protsess ei oleks minuga sündimise ajal toimunud, siis ma ei elaks täna. Ma ei jõua ära oodata, millal sa asud selle imepeamise momendi juurde. Hästi, vast on kõige parem alustada ülevaatega südame-veresoonkonnast endast. Kõigepealt vaatame neljakambrilist südant. See on keskelt jaotatud 2 osaks, paremaks südamepooleks ja vasakuks südamepooleks. Parem saadab verd kopsudest, et heita ära kõik jäägid ja varuda hapnikku. Vasak südam on aga väga suur töötegija. See on suur lihas, mis pumpab verd kõikidesse kehaosadesse, pähe, keresse ja nii edasi. See on väga eriline pump. Ja seda peab alatasa meenutama. Me peame teadvustama, et verre on paigutatud terve prioriteetne süsteem. Sest funktsioone on väga palju ja need tingimused on erakordselt erinevad. Süda ja kogu südame-veresoonkond peab nendega alatasa kohanema. Sellepärast koosneb prioriteetne süsteem 2 peamisest koostisosast. Esiteks, pärgarterite süsteem, veresoonte süsteem, mis varustab südant ennast verega. Ja teiseks aju, mis on vast meie kõige tähtsam organ. Aordikaares, mis lähtub südamest ja ülespoole, me leiame need aiu suunduvad veresooned. Nad on aordist ülevalpool. 2 une ja 2 oimuarterit varustavad meie aju verega. See on väga delikaatne organ. Kui ajurakud ei saa küllaldaselt hapnikku, nad võivad hävineda isegi mõne sekundiga. Kui meie aiu ei satu piisavalt verd, me muutume vaimselt ebatäiuslikuks. Väga tähtis on, et aiu saabuvas veres oleks piisavalt hapnikku. See puudutab ennekõike looteid, aga ka täiskasvanuid. Sest missugune lapsevanem ei tahaks, et tema laps kasvaks geeniuseks. Ma loodan, et see on huvitav mitte mulle, vaid ka kõikidele meie vaatajatele. Ma loodan, et te saate millegi väga erilise poolest rikkamaks, sest meie hoolitseme teie pere eest. Sellepärast on meie jaoks tähtis, et te selle info omandaksite. Ja et meie saade saaks jätkuvalt eetrisse tulla, kirjutage meile Life TV, postkast 2452, Tallinn 13602, Eesti. Või minge internetti www.lifetv.ee. tbn.org
Kirjutage meile, kuidas teile see info ja meie saade meeldib. Me tahame teada, et teile meeldib meid vaadata. Kirjutage meile või minge meie kodulehele internetis. Tuleme tagasi selle teema juurde. See on liiga tähtis, et seda mitte mingi reklaamiga katkestada. Ma tahan, et kõik meie vaatajad hindaksid seda infot. Niisiis arterid ise ja kõik aiu suunduvad veresooned ühes nende ehitusega omavad tavatut prioriteeti. The very structure of the arteries and then the tributaries leading to the brain give priority especially to the brain because mõne sekundi jooksul rääkimata minutitest võivad ajurakud hapnikupuudusel hävineda ja surra. Kuna sa oled insener biomehaanik, kes uurib nende süsteemide kõiki funktsioone, õppides sügavalt tundma nende tempot ja ringlust ning kes mõistab inimese kogu füsioloogiat, kuidas sa seletad seda esmajärgulisust, mis on antud aju varustavatele arteritele? See kavand meenutab mulle kõnelust ühe uskmatuga. Üritades seda täiuslikku kavandit minema heita, rääkis ta, miks on siis aordil enne vaja tõusta üles ja seejärel pöörduda alla? Selle vestluse ajal ma ei teadnud veel prioriteetsest süsteemist kuigi palju. Kuid järgmine on täiesti ilmne. Lähtudes südamest endast, peamise soonena peab aort tõusma üles, et kõigepealt vajalikul viisil varustada ajuartereid. See on hämmastav. Meie aju funktsioneerimine ise võimaldab meid ka praegu pöörduda meie vaatejuskonna poole ja see sõltub prioriteetsest süsteemist. Tõsi, suurepärane. Mind vaimustab selline informatsioon alati. See on väga lihtne joonis. See väga lihtne joonis võimaldab teil vast seda paremini meelde jätta. Vasak süda kuulub kokku paremaga. Nad on elektriliselt sünkroonsed. Nagu ma juba ütlesin, parem süda tagab meie kopsude vereringluse. Vasak süda vastutab aga kogu somaatilise vereringe eest. Need kambrid on südamevatsakestele vajalikud, et nad saaksid pumbata verd. See lihaspump panebki kogu vere liikuma. See on üks aordi kõige tähtsamatest klappidest. Seejärel on mitraalne klapp, mille otsas on südamekoda. Sellel joonisel on kujutatud mitraalse klappi kogu keerukust. Me näeme 2 poolega südameklappi. See peab tõusma ja sulguma. See on aga passiivne klapp. Selle võib sulgeda vaid nende klappide mehaaniliste jõudude vedelik. Te küsite, kuidas on kõikide nende lihastega? Nad on selleks, et klapid ei satuks südamekotta. Nad lubavad neil ainult avaneda ja sulguda. See on nende niitide ainuke eesmärk. Ma tahan ära märkida seda. Professor Clark tunneb füsioloogiat nagu väga hea arst. Aga tema eriala on vedelike liikumine ja biomehaanika. Ta võib analüüsida nii kogu vere voolamist kui ka kõiki koostisosi, mis moodustavad selle voolamise. Te kuulete seda ise, ta on unikaalselt kvalifitseeritud meid kõige sellega tutvustama. See on suur rõõm meile. Ma olen väga rõõmus, et see teile see meeldib. Ma joonistasin insenerina siia väga lihtsa süsteemi. Need on 2 pumpa. Aga vereringluses on need terveid seeriaid. Jätke palun meelde sõna seeriad, sest lapse vereringe on vastupidine. Me pumpame sel viisil vasaku südame abiga somaatilist süsteemi, kopsuvereringet aga parema südame abiga. Kopsuvereringet aga parema südame abiga. Kui aga vaadata loote vereringet, siis on siin vajalik, et muutuks kogu veetorustik. Kõigepealt ei saa unustada ema rolli.
ta mängib lapse arengus väga tähtsat osa, kandes hoolt kõikide tema funktsioonide eest, hingamise, seedimise, eritamise ja nii edasi eest. Kõige tähtsam on see, et emal on kõige parem hapnik kogu lapse vereringesüsteemi jaoks. Sel viisil on vajalik varustada hapnikuga kõige tähtsamaid lülisid. Südamevereringet südame enda jaoks ja ajuvereringet aju enda jaoks. Ma visandasin siia väheke imeliku pumba tihendi, et veri saaks parimal viisil voolata vasakusse südamesse. Suur probleem on aga selles. Lapsel on ainult parem süda. Tal ei ole sellepärast mitte mingisugust kopsu vereringet. Selle eest hoolitseb ema. Parema südame lihased aga peavad raseduse ajal hästi välja arenema, et olla valmis tööks reaalses maailmas juba peale selle lapse sündimist. Kui neid aga ei kasutata, siis on vaja neid arendada. Me kinnitasime sel viisil siia klapi, et vähene verevool sellest läbi liiguks. Me vajame aga veel ühte pumba tihendit, et veri paremast südamest pumbataks somaatilisse vereringesse. Te võite seda siin veidi paremini vaadelda. Ema teostab siin veel oma tähtsat rolli. Siin on aga näidatud veetorustiku muutused. Neid on 2. Väike kopsu vereringe, et seda arendada. Mõlemad pumbad pumpavad paralleelselt somaatilist vereringet tänu nendele veetorustike muutustele. Neid nimetatakse vahealaks ja sisenõre arterioosiks. Need on väga olulised veetorustiku muutused. Aga nad ei sarnane üldse nendele, mida ma siin näitasin. Sellel diagrammil näeb nende skemaatiline kujutamine välja natuke parem. See toruke ühendab paremat südamekoda vasakuga. See ongi vaheala. Ta ei näe reaalses elus välja nii, aga kujutame teda ette just nii. Teine toruke viib parema vatsakese tõusva aordi juurde. Ema on sellel joonisel endiselt kohal. Seal, kus on vere varustamine hapnikuga kõige parem. Ma märkisin punase värviga. Aga kus on see kehvem tumeda värviga? Siin on hapnikuvaru täiesti ammendunud. Meil on jäänud vaid mõned minutid. Kas sa saad meid selle vooluse kaudu juhatada otse ime juurde, mis juhtub sündimisel? Ei tea, aga üritan. Me peame taas saama emalt verd. See tuleb niinimetatud alumistest veenidest. Lapse alajasemed aga saavad verd platsentast endast. Mingi hulk verd läbib ka neere. Hapnik satub alumistesse veenidesse mitmes erinevas sisalduses. Me võib-olla mõtleme, et mis siis, kui neid on 3 ja nad satuvad ühte samasse veresoonde. Nad kõik lihtsalt segunevad hästi ja kõik. Aga seda ei juhtu. See on niinimetatud suletud peili piirkond, nagu ma seda siin kirjeldasin. See on väga erinev. Selle võimalused sõltuvad meie verevooluse enda liigist. Vedelike mehaanikas on 2 peamist vooluse liiki. Ühtlane kihiline täisvoolus ja tormiline, täiesti ebaühtlane voolus. Seda nimetatakse ka võõraks vooluseks, sest kihilisega võrreldes ei ole tal mingit spetsiifilist struktuuri. See ongi õige venivuse ja koostisega veri. Selles on väga palju erinevaid koostisosi, kaasa arvatud suur hapnikuvaru. See satub emalt nendesse veenidesse ja seejärel vahealasse, mida on siin väga realistlikult kujutatud.
See on aga lihtsalt auk, ovaalava südamekoja seesmises vaheseinas. See on just seal, kus meil on seade eraldamise jaoks. Halb veri suubub paremasse südamesse, hea veri aga vasakusse. Kui laps sünnib, vajab ta seda klappi, et auku ovaalava sulgeda. Selles tsüklis aga toimub see hiljem. Sel viisil saabub vasakusse südamekotta hea veri. Ta satub vasakusse vatsakesse ning seejärel tõusvasse aorti ja samuti selle kaarde. Siin haarab aju vereringe selle hea vere endale. Kas sa võiksid järelenud aja jooksul lühidalt kirjeldada seda imet? Klapiga sulgemist sündimisel. Meil on jäänud vaid 1 minut. Selle augu ovaalava sulgemine toimub südamekoja seesmises vaheseinas. See on selle protsessi väga realistlik kujutis. Klapp on lihtsalt membraan. Sündimisel muutub rõhk nii paremas kui vasakus lapse südames. See tõuseb ka vasakus südamekojas, tänu millele see membraan ka sulgeb selle augu. See on vajalik selleks, et lapse südamekojas kujuneks välja õige pumbasüsteem. Nüüd hakkab veri alumistest veenidest saabuma paremasse südamesse, kuhu ta ka jääb. Kui laps sünnib, siis veri tema alajäsemetest ei satu enam vasakusse südamekotta. Raseduse ajal varustas ema lapse enese verd hapnikuga hästi. Peale sündimist hakkab ta juba ise otse õhust hapnikku vastu võtma. Nüüd aga selle sisaldus lapse veres palju kõrgem, aga kui siis, kui ta võttis seda vastu emalt. See fakt lubabki meil sulgeda hapnikule väga vastuvõtliku sisenare arteri. Allows us to close the ductus arteriosus, which is very susceptible to oxygen content. And with the high oxygen blood going through this ductus arteriosus, we can close that down. See sulgemine kujutab endast täielikku imet. Nagu te ise nägite, ei saanud see juhtuda iseenesest, nii-öelda loomuliku evolutsiooniprotsessi tulemusel. Aitäh, et te vaatasite tänast saadet ja et te hindate oma loojat. Saade on dubleeritud Live TV stuudios. Me oleme rõõmsad, et te vaatasite meie saadet. Te võite oma kirjad ja vastused saata aadressil, mis on teie ees ekraanil. Live TV, postkast 2452, Tallinn 13 602, Eesti. E-mail info@livetv.ee. Me palume teid toetada rohkesti ja regulaarselt eestikeelsete kristlike programmide tegemist ja levitamist. Teie finantstoetus lubab jätkata saadete tegemist ja suurendab uute eesti keelde tõlgitavate saadete hulka. Me võime koos jõuda veel enamate inimesteni Eestis ja kogu maailmas. Toetage Live TV-d juba täna.